Järgmisena on meil kavas põnevad ettekanded ja paneeldiskussioon, kus räägime sellest, kuidas viia oma ettevõttesse ringmajanduslik mõtteviis, kuidas võtta kasutusele innovatiivseid tehnoloogiaid ja nutikaid seadmeid. Selleks ma palun lavale Harri Moora, kes on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse keskkonnajuhtimise programmi direktor ja me võime julgelt öelda, et on ringmajanduse guru. Harri on spetsialiseerunud keskkonnapoliitikale ja keskkonnajuhtimise tööriistadele, mis on seotud säästva tarbimise ja tootmisega, ja Harri töötab ka jäätmekäitlusega seotud küsimustega, nagu näiteks jäätmekäitlussüsteemide ja tehnoloogiate keskkonnaalane ja majanduslik hindamine, kuid ka palju muud. Järgmisena ma palun lavale Janno Siimari, kes on disainiagentuuri Velvet üks asutajatest ja töötab seal igapäevaselt juba pea 15 aastat disainijuhi ja strateegilise disaineriga. Janno andis selle aasta maikuus ühe intervjuu, kus ta ütleb, et hea idee ei ole sugugi kallim kui keskpärane või halb. Ja Janno on kindlasti see, kes süstib ettevõtjatesse mõtteviisi, see maailm on minu ja ma võtan selle nüüd ära. Ja meie kolmas panelist Tõnu Palm, kes on Luminor panga peaökonomist. Ja tema roll on jagada klientidega ja meedias vaateid Eesti ja globaalmajanduse, samuti finantsturgude arengute kohta. Septembri alguses avalikustatud Luminori värskes majandusprognoosis ütleb Tõnu, et tootlikkuse aluseks on uued innovaatilised investeeringud. Ja üleüldiselt võiks Tõnu mõtteviisi võtta kokku sõnadega head asjad juhtuvad nendega, kes ei oota. Olge head, võtke istet, mul on väga hea meel, et olete meiega täna siin. Alustame, ma arvan, ettekannetest ja vaatame, kuhu see diskussioon meid viib. Palun, Harri. Suur tänu ja rõõm näha nii palju ringmajanduse huvilisi. Jah, et kas ma olen ringmajanduse guru, see on nüüd suur küsimärk. Ma eelmisel nädalal osalesin ühel ringmajanduse üritusel, kus üks tõsiteadlane oli üritanud siis uurida, mida ringmajandus tähendab, palju neid definitsioone, mis ringmajandus käsitled üldse olemas on. Ja tulemus oli, et ringmajanduse kirjeldamiseks kasutatakse 141 erinevat definitsiooni. Nii et ma arvan, et asi on kaugel olemas guruks. Vastupidi, ma iga päev õpin juurde ja ma kujutan ette, et tänane üritus on väga hea, et seda ringmajandust meil, seda toimimist, selle tausta, seda, mis see tegelikult on, lahti mõtestada kõikide meie jaoks ja ma kujutan ette, et ringmajandus kui definitsioon või mõiste ongi natukene erinev ja ongi natukene erinev kõikidele meile nii ühelt poolt ettevõtjatena kui teiselt poolt ametnikena kui ka kolmandalt poolt, mis on eriti oluline, see on siis tarbijatena. Aga üks on kindel, see ringmajandusele üleminek, millest nüüd palju ju räägitakse, tegelikult eeldab totaalset muudatust kogu süsteemis, toote väärtusahelas, ärimudelites, aga ka meie tõekspidamistes ja arvamustes. Ja tegelikult selle süsteemi selline muutmine või selle lahti mõtestamine on tegelikult suur väljakutse ja ma kujutan ette, see on võib-olla üks kriitilisemaid asju, et kas me suudame seda süsteemset muutust, paradigma muutust ikkagi nii-öelda ellu viia ja seda ringmajandust sellises üleüldisel tasandil ka rakendada. Ja kui me vaatame nüüd nagu laiemalt, ja hea meel on tõdeda, et juba eelkõnelejad on mitmed need nii-öelda aspektid üle rääkinud, et mis siis oleks vaja, et ringmajandusele üle minna. Laias laastus võib neid välja tuua 4 erineva aspektina, tegelikult on neid muidugi rohkem, aga kindlasti teatud ajendite olemasolu. Ja siin üks pool, mis toimub tahes või tahtmata, millele me kujutan ette ka Eesti ettevõtjatena, peame tähelepanu pöörama siin väikse majanduse keskkonnas, nagu me oleme, on ressursside kallinemine. See on selge, et ressursside kallinemine on üks põhilisi nii-öelda drivereid või ajendeid, miks ettevõtted ringmajanduse suunas on lihtsalt sunnitud vaatama. Teine asi on muidugi tarbimismentaliteedi muutmine. Ma arvan, et ma tulen selle tarbimismentaliteedi juurde veel tagasi ja ma kujutan ette, üks olulisemaid
ajendeid, millele me peaksime tähelepanu pöörama ja see on ka võib-olla see osa, millest siin eelnevad küsimused on natukene ka üritanud suunata, et kus see turg on ja mis võiks olla Eesti ettevõtetel siis see võimalus, et selle turu ehk sellise uue ringmajandusele suunatud turu kontekstis siis ka konkurentsivõimeline olla. Kindlasti muidugi tehnoloogiline areng, ma kujutan ette 10, 15, 20 aastat tagasi tänu sellisele IT-plahvatuslikule selle arengule, mis on täna toimunud, tol ajal paljusid selliseid tänapäevaseid ringmajanduse ärimudeleid poleks saanud üldse rakendada. Ja regulatiivne surve, see on iseenesest mõistetav ja sellest on ka palju räägitud ja ma kujutan ette, et selline riiklik surve ja teiselt poolt ka toetus on ülioluline. Võib-olla isegi selline olulisem teema ehk materjal, tootearenduse disain, millest ma kujutan ette, võib-olla me saame siin ka hiljem natukene lähemalt rääkida, aga kindlasti see on teema, millele peaks tähelepanu pöörama rohkem. Disain kui üks võib-olla ringmajanduse nurgakive ja võime, Eesti võime ja võimalused disaini osas ringdisaini rohkem teha, see on oluline. Uued ärimudelid, samuti teema, milles me kujutan ette tänase päeva jooksul palju räägime, millest ka palju häid näiteid kindlasti ka siin saalis istujate seas on terve rida nii-öelda uute ärimudelite, ringmajanduse ärimudelite rakendajaid. Ja ettevõtete koostöö, mis eelmise kõneleja puhul oli üks olulisemaid teemasid, ma arvan, et siin väga tõsiselt peaksime me kõik, eriti Eestis, peeglisse vaatama. Kui palju Eesti ettevõtted on valmis koostööd tegema, milline on see valmisolek. Need on kõik need teemad, mis tegelikult on üliolulised, millele me peaksime tähelepanu pöörama ja ma võib-olla siis järgnevalt rõhutaks üle selle disaini teema. See disain minu arvates on ülioluline, tänane disaini võimekus Eestis on sellest palju räägitud, eriti kui me räägime sellist laiemast ökodisainist. Nüüd kitsamalt vaadatus ringdisaini, siis me oleme tegelikult aru saanud, et see disaini võimekus on ülioluline, et selline klassikaline disainimine, kus me vaatame kitsast ühte sellist tarbijasegmenti või tarbijat peab selgesti muutuma. See esitab väljakutset disaineritele ja ütleme tootearenduse protsessile, kuna me peame lihtsalt rohkem seda süsteemi, mis kogu selle toote või teenuse taga on, hoomama, aru saama ja ka me peame oskama seda disainida kuni nende uute ärimudelitena välja. Nii et tegelikult võtmesõna, millest ka täna pärastlõunat kindlasti räägitakse, ehk siis olelusring, toote, teenuse olelusring on see, mida me peame suutma disainida, mis tegelikult on päris suur väljakutse. Teiseks, ärimudelid. Muidugi ringmajandus iseenesest on ju uus lihtsalt majandusmudel ja selge see, et kui me tahame ringmajandust rakendada, siis on kõige aluseks uued ärimudelid. Ja ärimudelid laiemas laastus võib jagada sellisteks tüüpilisteks nii-öelda materjaliringlusele ja selle koomale tõmbamisele suunatud ärimudeliteks ja siin on väga palju jällegi toote, teenuse disainis osakaal aga samas, millest me oleme võib-olla viimasel ajal Eesti kontekstis rohkem rääkinud, see on see niinimetatud toetavad ärimudelid, mis siis tegelikult otseselt võib-olla sellise toote, materjali ja jäätmete ringlusse võtuga ei tegelegi. Siin on just need samad toetavad ärimudelid, jagamisplatvormid, digitaalsed tehnoloogid ja muu seesugune, mis on selgesti Eesti üks selliseid tugevusi. Nüüd ongi küsimus selles, et kuidas need erinevad ärimudelid rakendada, mis peaks nüüd ettevõtja enda jaoks uuesti üle vaatama, milliseid ärimudelid rakendada, kus me oleme tugevad, et tegelikult ühtset sellist retsepti ei ole võimalik anda. Et see on selge, et iga konkreetse ettevõtte jaoks on see ringmajandus mõnes mõttes erineva väljakutsega ja ka ma kujutan ette nende ringmajanduse ärimudelite nii-öelda väljatöötamine, enda jaoks paikapanemine ja ka neid nii-öelda majanduslikult tõhusalt rakendada, see on jällegi paras väljakutse. Nüüd ma ikkagi võtsin võimaluse, et rääkida või anda põgusalt ülevaade ka sellest, et kui ringsed me siis siin Eestis oleme, et see on võib-olla hea niisugune taust või selline üldine arusaam, et kui me vaatame nüüd puhtalt selliseid statistilisi andmeid, siis me näeme et Eesti ja siin ka varem juba nende läbi erinevate küsimuste on ka välja kumanud need probleemid. Eesti majandus on väga lineaarne, ehk siis tegelikult ringlust kui sellist, kui me vaatame siin puhtalt sellised materjalivoogusid, importi, eksporti, meie tootmistegevust, ressursitootlikkust, siis me näeme tegelikult, et me oleme tõesti kaugel
ringlus- või ringsest majandusmudelist ja see on päris suur väljakutse meile. Muidugi need samad põhjused ehk siis meie majanduse nii-öelda taust, tööstusstruktuur, ressursid mahukad tööstussektorid, ehitusmaterjali tootmine, aga kindlasti ka seesama põlevkivisektor, mis on meie nii-öelda õnnetus ja samas ka võib-olla ka õnn olnud. Ehk need on need asjad, mis on väga oluliselt mõjutanud ka üldist sellist pilti, kui me vaatame nüüd puhtalt numbreid. Jäätmemajandus ja jäätmete kasutus, taaskasutus, ringlussevõtt, see on teine probleem, mis on jällegi seotud nende samade materjalimahukate tootmissektoritega ja ma kujutan ette, et kui puhtalt statistiliselt Eesti pilti vaadata, siis me oleme ikkagi siin selgesti Euroopa Liidus ühed suuremad raiskajad ja ühed suuremad jäätmetekitajad ja see tekitab pidevalt küsimusi, ma kujutan ette, et ametnikel on see küllaltki keeruline, kuidas seda nii-öelda põhjendada, aga seda peab arvesse võtma ja ma kujutan ette, et kui me räägime siin nii-öelda uutest ärimudelitest, igasugu nii-öelda infotehnoloogia lahendustest, siis me ei tohi ära unustada ka sellist suurt ressursimahukat osa meie majandusest. See on selge, et seda me kinni homme ei pane ja tegelikult on siin ka head võimalused Eestile, et siis selle valdkonnaga tegeleda ja näidata ka siin eeskuju. Milline on siis ettevõtjate valmisolek, et tegelikult ka need on need teemad, mida mul on hea meel tõdeda ja vaadates programmi, me käime ilusasti pärastlõunat läbi erinevate ümarlaudade, aga siiski laias laastus võib öelda, et keskkonnaküsimuste süsteemne integreerimine sellisesse ettevõtete ärijuhtimisse on pidevalt paranenud ja siin on olnud ikkagi väga selgesti selleks tõukeks seesama ressursi kallinemine. Tahad sa või ei taha, kui sa tahad konkurentsis olla avatud majandusega riigist ja selline, nagu me siin oleme, globaalsel tasandil olla konkurentsivõimeline, siis sa pead ressursitõhususele tähelepanu pöörama. Küll aga on sellest tulenevalt siis selline valdav rõhk on klassikalisel sellisel tootmistegevuse ressursi ja energiatõhususel ehk tehnoloogilistel uuendustel ja vähem sellisel tüüpilisel tänapäeva ringmajanduse ärimudelitel, selle, millest me täna tahame ju rohkem rääkida, tegelikult see, mis on homne päev, mis annab ka globaalsel tasandil tegelikult palju rohkem meile võimalust konkurentsivõimelised olla. Seesama tootearenduse disain, ma siin ikkagi viskaksin väikse sellise kivi ka ettevõtete ja kaudselt siis ka võib-olla riigi haridussüsteemi, sellepärast, et me oleme viinud siin läbi viimased uuringud, mis on selgesti näidanud, et tegelikult ettevõtete selline ringdisaini võimekus ja ringdisaini ja ütleme laiemalt keskkonna ökodisaini nii-öelda rakendamine või ütleme integreerimine äri sellisesse mõtlemisse või strateegiatesse on siiski alles väga algses faasis. Üldse selline keskkonna teema tootearenduses ei ole tegelikult seda süsteemselt ja teadlikult ettevõtetes valdavalt tehtud, eriti kui me tuleme veel väikeettevõtete tasandile. Nii et tegelikult ettevõtetel puuduvad siiski teadmised ja vahendid ringdisaini või siis ütleme ringmajanduse ärimudelite laiemaks rakendamiseks ja siin on väga oluline seda tuge neile pakkuda, seda teadmist suurendada, sest vastasel juhul me jääme väga selgesti maha muust arengust. Ja seesama koostööteema, millest on palju räägitud. Eestis me teame kõik väga hästi, kes ettevõtluses töötavad, kui palju on see, võib-olla tuleb ka natukene eestlase iseloomust või valmisolekust tegelikult koostöö on nõrk ja valmisolek koostööd teha, eriti mis puudutab selliseid tüüpilisi materjalivahetusi, kus tegelikult kogu ärisüsteem võib põhineda teise ettevõtte jääkidel või jäätmetel. See on raske küsimus ja mul on hea meel, meil on jällegi vist võimalik ka siin selle ürituse raames kuulata selliste klassikaliste tööstussümbioosi näidete positiivseid siis selliseid tulemusi ja näiteid. Ma arvan, et Eesti ettevõtetel on viimane aeg hakata koostööd tegema ja õppida tegelikult sellest, et koostöös peitub tegelikult ka võimalus äri teha ja kasu kõigile toota. Nii et see on kindlasti üks nõrki kohti Eesti sellises ettevõtlusmaastikus. Ja see on ka põhjuks, miks tegelikult, kui me räägime ringmajandusest, siis paljud ettevõtted on nii-öelda äraootaval seisukohal. Et tegelikult hakatud vaikselt seda asja teadvustama, aga otseselt pole veel tegevusi või ütleme nii-öelda jalgu kõhu alt välja võetud. Et see ongi paras moment ja ma arvan, et täna on õige aeg hakata ka tegelikult ringmajandusest, ringdisainist valjuhäälselt rääkima, et ettevõtted seda teadvustaksid ja saaksid aru, et tegelikult see on võimalus tulevase nii-öelda äri mõttes olla konkurentsivõimes.
Poliitilisel tasandil, siin võiks pikalt rääkida, aga mõned asjad võib-olla tooksin välja ka riigi tasandil, et tegelikult üks probleem on see, et kui me räägime ringmajandusest, ta kukub kohe Keskkonnaministeeriumi nii-öelda kapsaaeda. Ma arvan, et see ei ole päris õige, et kui me räägime ringmajandusest, me peaksime rääkima majandussüsteemist, majandusmudelist. Ma loodan väga, et täna on siin saalis ka majandusministeeriumi esindajad, Riigikantselei esindajad ja ka paljude teiste ministeeriumite esindajad. Tegelikult me peame seda ringmajandust vaatama tegelikult riigikeskse tegevusena, strateegilise tegevusena ja see peab olema väga selgesti kõikide ministeeriumite ja riigi üldine selline teema, mida ka koos siis rakendada. Õiguslik alus, juba paar remarki on varem tulnud. Jah, tõesti, jäätmevaldkond on hästi reguleeritud ja see on olnud väga selgesti tõkkeks siis selliste tüüpiliste tänapäevaste ringdisaini või ringmajandusmudelite rakendamisel. Siin kindlasti Eesti üksi ei saa asju ära teha. Siin me vajame ikkagi väga selgesti Euroopa Liidu üldist lähenemist, ehk siis see jäätmeõigus, aga ka miks mitte jagamismajandusega seotud õiguslikud teemad, need tuleb üldisemas plaanis kogu Euroopa ja selleks mõttes ka turu mõistes ühtselt reguleerida. Ma tean, et see tegelikult on käimas. Toetusskeemid, haridus, eriti mis puudub disainereid ja laiemas plaanis ka sellist majandus- ja äriõpet, ringmajandus peab olema seal üks osa. Kui me seda sinna sisse ei too, siis me tegelikult tekitame inimesi, kes aitavad kaasa lineaarse majanduse edasisele õitsengule. Ja muidugi seesama ühtne ringmajanduse strateegia tegevuskava, see on see, mida me pikisilmi ootame ja ma loodan, et nüüd selle väljatöötamise käigus väga positiivne, et me seda saaksime teha just sellise koostööna ja laiapõhiselt, et see on see, mis siis tegelikult annab siis aluse meile ühiseks tegevuseks ja kõikide nende erinevate puuduste kõrvaldamiseks. Kokkuvõttes ma ei oleks nii üldsegi nii pessimistlik, kuigi ma olen pessimist, optimistlik pessimist, et selles mõttes Eestil on küll nii-öelda numbriliselt pilt on meil väga lineaarne, aga meil on palju võimalusi, eelkõige läbi selle IT arengu ja uute selliste tehnoloogiate ja kõikide muude nende osas. Ma arvan, et siin Eesti on väga hea või võiks olla väga hea selline testplatvorm, kus me saaksime neid uusi ärimudeleid rakendada, juurutada ja siin ma kujutan ette, just see on see, kus Eesti, tegelikult me juba oleme seda ka teinud, saame hästi välja paista. Avalik sektor peaks ise ka väga selgesti kaasa aitama. Me teame ju tegelikult, et avaliku sektori võime mõjutada läbi nii-öelda ostude hangete, meie tooteid, meie tarbimist, see on ülisuur, eriti Eesti väikses sellises majanduskeskkonnas. Ehk siis keskkonnahoidlikud hanked, ringhanked, millest on juba räägitud aastad ja aastad ja mis siiamaani ei ole korralikult käima läinud. Viimane aeg need asjad käima lükata ja tegelikult tekitada ka siia juurde stiimul, kus siis need samad kohalikud väikeettevõtted saaksid tõesti oma tooteid, teenuseid testida ja ka majanduslikku kasu saada, enne kui minna globaalseks. Et tegelikult lisaks ka ettevõtete initsiatiiv on vajalik, et tegelikult viimane aeg oleks ettevõtetel ka nii-öelda võtta initsiatiiv, moodustada ise platvorm ja olles niiviisi heaks partneriks ministeeriumitele, riigile, see on see tegelikult, mis peaks olema ka selle sama strateegia üks nii-öelda nurgakive. Eestis on palju tegelikult ringmajanduse ärimudelite näiteid ja ma kujutan ette, mitmedki neist me saame täna ilusasti üle vaadata, sest et ma tean, et paljud nende ringmajanduse näidete, mis siin slaidi peal on, aga ka kindlasti osa ja terve rida on ka siit slaidilt välja jäänud. Nende osas meil on hea võimalus siis nende kogemusi kuulata ja infot vahetada. Ma tahan lihtsalt välja tuua, et ka selline mitte võib-olla otsene ärimudel, vaid pigem meie mõistes selline asjade parandamine, kes on arvanud, et see võiks olla mingisugune eriline ringmajanduse ärimudel. Tegelikult see on, et see sama Kingsepp, kes täna Eestis on veel säilinud, vaatame Põhjamaasid, seal sisuliselt asjade parandamisega enam keegi ei tegele, see on liiga kallis. Eestil on ka potentsiaal siin tegelikult seda nii-öelda asjade parandamise maailmas teha tegelikult olemasoleva struktuuri põhjal väga häid edusamme ja näidata teistele eeskuju. Ja lõpetuseks, kuna ma juba enne mainisin, ma tegelikult olen siiski pessimist, aga ma tean, et täna me ju lubasime, et me oleme optimistlikud ja vaatame niiviisi optimistlikult tulevikku. Ma ei saa seda siiski päris teha oma sellise natuuri poolest ja kui me vaatame nüüd tegelikult seda ringmajandust ja viimaseid uuringuid, siis me tegelikult näeme, et tekib
suur küsimärk, kas see ringmajandus on ikkagi midagi sellist, mis aitab ja päästab meid sõna tõsises mõttes. Ja siin on ka räägitud sellest, et see lubab tarbida rohkem, aga samas väiksemate ressurssidega. Kas see on tegelikult nii? Tegelikult, mis me oleme näinud ja eriti jällegi siin see küsimus, mis siin varem saalis tuli, täiesti asjakohane, eriti kui me räägime jagamismajanduse platvormidest, mis me näeme, on see tegelikult, et tõesti Ameerika suuremates linnades on tõesti parkimiskohtades autosid vähem, aga selgesti need autosid on rohkem tänavatel, sest et kui teenuse hind läheb odavamaks, a la Uber, siis tegelikult seda me hakkame ka rohkem kasutama. Sama asi on paljude muude asjadega, et vaatame nüüd peeglisse, et kui teil nüüd keskmiselt jääb 1000 eurot aastas üle, mis te sellega teete? Suure tõenäosusega keskmine Eesti perekond läheb ja reisib sellega võimalikult kaugele Eestis, tekitades väga selgesti suuri keskkonnamõjusid. Tegelikult see on väga palju seotud tarbimisega, meie tarbimisharjumustega, inimese kui nii-öelda inimese looma, kui tema psühholoogiaga ja muude selliste asjadega, mis tegelikult ei muutu nii kiiresti. Et selles suhtes mul on siin siiski väikene kõhklus, ja ma arvan, et selles osas on probleem suurem, kui me võib-olla ise arvame. Et tegelikult ma arvan, et kas me peaksime nii-öelda seda ringmajanduse all mõistma ringi sulgemist, ma arvan, et pigem me peaksime siin mõtlema, kuidas seda ringi kahandada ja aeglasemaks muuta. Suur tänu! Suur tänu, Harri. Et nagu sa hästi ütlesid ka, et ringmajandus on niivõrd kompleksne teema, et tegelikult ongi raske seda väga lihtsalt ära seletada, mida siis üks ettevõtja peaks tegema, et ringmajandusele üle minna, aga ma arvan, et me saame siin paneeli käigus sellel pikemalt peatuda. Kas on küsimusi äkki Harrile otse, et võib-olla ka pärast hiljem paneeldiskussiooni ajal küsida, kuid ka praegu, kui on mingi väga konkreetne küsimus, siis olge julged. Kel ei ole, siis ma võib-olla küsiks selliselt natukene intrigeerivalt. Et kui ma ise Brüsselis oma igapäevast tööd olen teinud, siis nüüd ringmajanduse kontekstis väga palju ettevõtjaid ja lobigruppe koputavad uksele. Ja üks selline väga suur argument, mida tavaliselt ettevõtjad esimese asjana kasutavad, miks olla vastu nendele arengutele, mis ringmajanduse kontekstis Euroopa Liidu tasandil toimuvad, on see, et nad ütlevad, et kui me hakkame kõiki neid asju tegema, mida nüüd te tahate, et siis me kaotame oma konkurentsivõimes. Et kui me võtame need ringmajanduse printsiibid kasutusele, siis me peame tegema palju investeeringuid ja seetõttu teised lähevad meist mööda, et meil ei ole võimalik sellega nagu, konkureerida. Et mida öelda sellisele ettevõtjale, kes ei usu, et ringmajandusele üleminek tegelikult hoopis konkurentsivõimet soodustab? Jah, et ega see ongi üks põhilisi muresid ja see on ka üks põhjused, miks Eesti ettevõtjad on mõnes mõttes nii-öelda äraootaval seisukohal, just selle sama asja pärast, et võib-olla ei osata näha ja ka hoomata, et kuidas siis selline tüüpiline klassikaline ringmajandusele üleminek võiks aidata konkurentsivõime tõusus. Ja see ongi raske, sest et tegelikult ettevõte peab oskama oma nii-öelda äritegevust analüüsida ja ka tuleviku mõistes paremini näha. Selge, et kui me vaatame Eesti tasandil, siis sellest Eesti ringseks tegemisest üksi ei aita, et kui me räägime Euroopa Liidu tasandil, siis see on asjakohane. Me räägime ikkagi Euroopa Liidu turus teatud reeglite, eesmärkide loomise läbi teatud turu tekitamisena. Ja siin ma kujutan ette, juba see võiks olla iseenesest ju lohutus, et kui me räägime ikkagi Euroopa turust laiemalt, siis nende reeglitele vastamine annab tegelikult ka ettevõtetele konkurentsis eelise. Teine asi on nüüd globaalne tasand, kus tegelikult käib karm võitlus pidevalt ja siin ka tegelikult väga palju sõltub sellest, et milline see tuleviku ühiskond ja turg siis laiemalt on, eks ju. Ma näen väga palju, et tegelikult sellise tarbimise seisukohast vaadatuna ikkagi valdav osa sellisest mentaliteedist on lineaarne ja selles suhtes jällegi, me tuleme jällegi nende samade
jagamismajanduse teemade juurde, see on see, kus hästi populaarne on ja siin me ka näeme, et Eesti ettevõtted on olnud globaalselt väga selgesti edukad ja see on väga selge, miks, sest tõesti sellised jagamismajandused on iseenesest majanduslikult edumeelsemad, väga selgesti me näeme, et seal on majanduslik kasu, seal hind läheb alla, ka tarbimine suureneb ja nii edasi, et tegelikult vastus on mul väga lai, et see sõltub väga palju sellest sektorist, aga väga palju ka sellest, et kus see turg on tänasel momendil. Kena, ka aitäh, Harri, et palun võtta istet. Kuulaksime hea meelega Janno Siimari ettekannet, kes räägib endapoolse vaatenurga alt ringmajandusest. Kõik mu jutt on juba ära räägitud. Ma siis räägin ise endast. Mina olen Janno, mina olen disainer, olen seda olnud 15 aastat juba. Enne seda, kui ma sain disaineriks, olin ma psühholoog. Töötan sellises kohas nagu Velvet. Velvet on, meile meeldib öelda, et me oleme esimene empaatia esimeseks disainiagentuur maailmas. Ja sellest ma natukene tahangi rääkida. Ma näitan ühte slaidi veel, mis ei ole müügiks mõeldud, aga lihtsalt mida me teeme. Me teeme strateegiaid ja disaini uuringuid, teenuse disaini ja kõike seda, brändi, pakendit ja tootmist. Aga mida me ei tee, on toote- ja tööstusdisain. Siin paberis oli kirjast, ma olen toote- ja tööstusdisaini ekspert. Ei ole. Ja siit tekibki küsimus, et miks ma siia üldse tulin. Kõik need muutused, mida on täna siin kirjeldatud, baseeruvad ühel asjal, et need ettevõtted ja ka tarbijad peaksid tahtma neid kõiki muutusi teha. Et kui nad seda ei taha, siis neid ei juhtu. Need on omaette küsimus, kas me siis veename neid kuidagi, õpetame neile midagi või hirmutame nad muutma, tahtma. Mina räägin iga oma presentatsiooni sees, näitan umbes sellist slaidi ja küsin inimeste käest, et milline on suuruselt 5 saar maailmas. Te muidugi teate, prügisaar. Mis selle saare eripära peale selle, et ta ei ole maa, vaid on prügi? Tema eripära on selles, et 100% sellest saarest, erinevalt kõikidest teistest saartest, on teinud disainerid. Kui te just ei ole intelligentse disaini austaja, siis võib niimoodi öelda. Teine probleem selle saarega on, et miks ma nüüd siis disainerite kaitseks astun välja, ütlen, et see 100% on ka tellitud klientide poolt. Disainer erinevalt kunstnikust ei tee ise endale mitte midagi. Teeb seda, mida klient tellib. Mõtlen, mis mu järgmine slaid on. Me räägime, mina olen teenuse disainer ja ei disaini tooteid. Ja ma väidan, et Eesti on meil teenusmajandusmaa. Meil on küll toredaid tootjaid, kuid enamus meist töötab teenuste alal. See number on nüüd 2012, aga ma ütlen tunda järgi, et see on kasvanud. Teenusmajandus toodab rohkem jäätmeid kui tootmine. Seda teeme meie kõik ise. Ja Eesti on teenusmajandus, eriti kui me räägime sellest, et iga toode on täna teenus. Nüüd, nagu ma ütlesin, et inimesi innustada midagi tegema, et siis me saame näidata häid näiteid ja siis me saame näidata hirmutavaid näiteid.
Mul on hästi lihtne näide. Disainerite hulgas üldse maailmas on hästi populaarne liikumine, sneakerheadide liikumine, kas teist keegi on sneakerhead? Tõsta käest, jah, mina olen. Sneakerhead on sellised inimesed, kes ostavad endale hästi palju tosse. Ja neile need väga meeldivad. Siin on 2 näidet. Siinpool on siis Adidase ookeani plastikust toodetud 3D prinditud tossud. Ja need seal on Hiinas müüdavad nii-öelda koopia, illegaalne koopia Nike tossudest. Nende erinevus on kindlasti need Hiina tossud ei pea rohkem kui paar kuud vastu. Nad võib-olla ei ole päris sama ilusad. Aga neil on üks teine erinevus veel, sellest räägiti siin kaubanduse kontekstis. Need Adidase tosse toodeti 7000 tükki või paari ja üks paar maksis 220 €. Täna saab neid osta järelturult peaaegu 2 korda suurema hinna eest. Need Hiina tossud maksavad 8 € ja need tehakse 10 000 tükki päevas. Me võime öelda, et ringmajandus toimib nii, et see seal ongi ookeani plastik, millest Adidas oma tossa teeb. Aga inimene tahab endale ikkagi midagi jalga panna ja mõlemad neid ühendab see, et moraalselt vananevad nad sama kiiresti ja sneakerhead ostab endale tossud aasta pärast igal juhul. Ükskõik, kuidas nad toodetud on. Et ettevõtja ütleb, et see muutus on väga keeruline, see on kallis, ta on ebamugav, ilma garanteeritud eduta ja vähendab minu konkurentsivõimet. Seda eriti Eestis, kus paljud ettevõtjad sõltuvad ka tellimustest. Me ei tooda otse turule, vaid oleme allhankijad ja kui allhankija hakkab mingisugust juttu rääkima, et ma nüüd siin teen oma töö poole kallimaks, siis lihtsalt ei tellita enam. Või mine tea, võib-olla siis tellitakse. Et ringmajandus, siin keskel oli sõna disain ka, ma kasutan sama joonist, mul on hea meel. Need jooniseid on muidugi väga palju. Ringmajanduse kirjeldamiseks millegipärast on kõik joonised ringikujulised. Mine võtta kinni, miks? Aga idee on siis selles, et me üritame võimalikult vähe kasutada nii-öelda uut materjali, üritame samast materjalist uusi asju teha. Aga küsimus on, et kuidas need teenused siis siin nüüd sellesse ringi mahuvad, kui 80% eestlastest tegeleb teenustega. Ehk et kas teenused on ainult selleks, et seda ringi toetada või teenused on ise ka mingis ringis. Et raha selleks, et investeerida oma sellesse tootmisesse, on kõigil vähe. Põhiliselt on küsimus selles, et mitte üks suur muutus on kindlasti tehnoloogiline, et selleks, et mingi ringmajandusmudelile üle minna, on vaja kindlasti muuta või osta uusi seadmeid. Aga palju suurem küsimus on sellest, kus saada see raha, et palgata uusi inimesi. Miks ma ütlen selle, et palgata uusi inimesi, sest et nii kurb kui see ka ei ole, siis see uus majandus nõuab mitte lihtsalt uut mõtlemist, vaid selle uue mõtlemise toovad uued inimesed. Uued inimesed viivad äri mugavustsoonist välja. Teine küsimus on pikk vaade või visioon. Mina räägin sellest samast empaatiavõimest. Kui küsida, ma ei mäleta, kes seda uuringut tegi paar aastat tagasi,
küsis inimestelt, mis ennustab ühe ettevõtte tuleviku edukust, siis see on empaatiavõime. See tähendab seda, et hästi palju räägitakse kasutajakesksest disainist, ehk et võime aru saada oma kasutajate vajadustest või valudest, disainida selle jaoks, et kasutajatel oleks mõnusam. Aga see tähendab ka seda, et ilma empaatiavõimeta ei ole võimalik otsustada, et ma nüüd investeerin 1 000 000 eurot lihtsalt. Ma pean aru saama, et see planeet on kuidagi minu vastutuse all. Ma pean tundma, et kui ma seda nüüd ei tee, siis keegi teine kannatab, sest mina ise ju ei kannata. Ja küsimus ongi selles, et kas me müüme toodet või me müüme visiooni, mingit pikka vaadet, mis juhtub 5 või 10 aasta pärast või mis juhtub 100 aasta pärast. Mul on tunne, et me täna müüme seda 100 aasta juttu läbi eilsete tontide. See ei vii meid kaugele. Suhted ja koostöö. Selleks, et tegeleda ringmajandusega, tuleb saada tuttavaks vähemalt 2 uue inimesega. Üks on see inimene, kes mulle mingit kola uksest sisse toob ja teine on see, kes seda edasi viib. See ei ole meie tugev külg Eestis. Me ei suhtle omavahel, me ei taha omavahel suhelda. Me ei taha konverentsidel küsimusi küsida. Hästi lihtne näide on ka sellest, et me üritasime viia, meil tekkis üks suur hunnik paberit. Tuli idee, et saadame selle kuskil lasteaeda, et lapsed saavad siis sinna peale joonistada. Ja seal oli, siis ühe külje peal oli midagi trükitud. Helistasime lasteaia mingi inimene, ütles, et kuna seal teisel pool on mingi asi trükitud, et siis lapsed määrivad ennast selle trüki värvi kokku ja nemad seda paberit ei taha. Ma ütlesin, okei, aga me saadame sulle puhast paberit siis. Lapsed võiks ikka joonistada, see, et meie kokkuleppel ei saa, ei ole nagu, lapsed ei pea selle pärast kannatama. Aga siis mind suunati kuskile hankeosakonda ja selle ideega, et ma ei tea, mis te meilt tahate. Hetke me hing rahule oma paberiga. Nüüd see sama asi juhtub ka põhimõtteliselt, kui me seda ringi uuesti vaatame, siis see juhtub, samasugune kokkupõrge juhtub pea igas selles ülemineku kohas. Ja meil on, see tähendab seda, et kui me ütleme, et mis haridust me peaksime nüüd inimestele andma, siis on suhtlemisharidus on näiteks üks selline, mis sellist ringlust võiks soodustada. Aga ka nende, kui puhtalt tootmisest rääkida, siis see, et ühe inimese prügi on teise inimese varandus, et seda päriselt ei kehti. Et see on kõigile prügi, selleks, et ta kellegile varanduseks saaks, tuleb ta ka midagi ennem teha. Mustad riided tuleb enne ära pesta, kui neid saab uuesti kasutada. Ja see pesemisteenust meil ei ole. Pidev tootearendus ja redisain. Kui eelmine kõneleja rääkis, et disaini olulisusest, siis on uuringute järgi Eestis umbes 10% ettevõtted, kes üldse kasutab disaini oma tootearenduses. Ja väga suur osa ettevõtteid, kes on disaini kasutuse esimesel astmel, ehk et kogu disain, mida ettevõttes kasutatakse, on blanketid ja logod. See võiks ka olla ringmajanduse osa, kui me kasutaks näiteks 10%
peenemat kirja oma välja trükitavatel paberitel. Aga see ei ole päris see. Ja teine küsimus on see, et kuidas me oleme harjunud raha teenima, on see, et me arendame, siis saame mingisuguse asja valmis ja siis hakkame raha teenima, optimeerima. See on seesama lineaarne mudel ja seda me oskame kasutada. Mis hetkel ma siis selles, miks ka paljud ettevõtted äraootaval seisukohal on, et millal siis see raha teenimine algab selles ringis, ei paista seda. Jah, ja kui me ise hakkama ei saa, siis me peaksime kellegi appi kutsuma, aga keda me kutsume? Kutsume disainereid appi, ma olen täiesti nõus sellega, et disainiharidus ei tooda selliseid disainereid, kes oleks võimelised appi tulema. Elu toodab neid hiljem juurde, meil on disainerid, kes seda suudavad teha, aga süstemaatiliselt me neid ei tooda. Aga samamoodi toodame ka materjalieksperte või müüjaid, kes ringmajandusest midagi mõistaks. Et see on selline isikliku pingutuse küsimus. Kui sind huvitab, siis sa saad ja kui ei huvita, siis ei saa. Ja toode on teenus, sellest on räägitud tegelikult ka 10 vähemalt või 20 aastat. Täna on palju selliseid teenuseid või selliseid tooteid, mis on teenuseks saanud. Ja kui me räägime ka siin näide sellest, et auto võiks olla teenus, mitte toode, mida osta, siis tänane Eestis meil küll on juba 2 autotootjat. Neid ei tooda just väga palju autosid, aga siiski. Et siis hetkel, mil autotootja otsustab, et ta ei lõpeta selle toote olemasolu enda jaoks sellel hetkel, kui ta müügi ära teeb, muutub ta teenusepakkujaks ja tänane tootja ei ole võimeline neid teenuseid pakkuma. Puhtalt sellepärast, et tal ei ole seda traditsiooni. Ma ei tea, kui paljud teist on tootjad. Kes teist tahab tegeleda jae klientidega? Kui ma täna tegelen teenusettevõtetega, siis esimesed 2 asja on, millega Eesti tootja tegeleda ei taha. Ma ei taha teenindada jae kliente ja ma ei taha teenindada Eesti kliente. Ja see on, kus siis see ringmajandus tekib. Mis ring see on siis? Ma tunne, et meil on natukene vaja minna sellisest looduse armastusest kaugemale ja rääkida nendest nunnudest väikeseeriatest, mis on kõik väga hea, aga see suurem probleem on hoopis teises kohas. Ja ma arvan, et me peame kokku leppima, et see tulevik ei ole meil roheline. Et need kaunid pildid, kus me jookseme üle paljajalu üle selle ranna ja kõik on hästi, ei ole päris tõesed. Ja mida me kiiremini aru saame, et see värk ei ole lihtne ja tööle hakkame, seda kiiremini me midagi ära teeme. Sekund. Suur tänu, Janno. Tulistage. Äärmiselt huvitav. Ma kujutan ette, et kui ma oleksin ettevõtja, istuksin siin laua taga, et siis ma tekib võib-olla kahetisi tundeid. Et oletame, et ma olen selline avatud mõtteviisiga ja tahan oma kogu kas siis tootmistsükli või teenuse läbi mõelda, et ta oleks ringmajanduslik. Mis soovituse sa mulle annaksid? Et kust kohast ma peaksin peale hakkama ja mis julgustussõnad sa mulle ütleksid, et ma pöörduksin disaineri poole, kes aitaks mul seda kõike läbi mõelda?
No, ma mõtleks, et niimoodi, et kõigepealt ärme üldse räägi ringmajandusest selles kontekstis. Räägime sellest, kuidas see ettevõte töötab järgmised 30-40 aastat. Sest ringmajandus on natukene nagu see termin. Kui meil oli juttu, et ringmajandusest on 140 seda definitsiooni, et siis uuringute järgi Eestis tehakse 86 erinevat tüüpi disaini. See on mingisugune termin, mis on selline hirmus ja suur muutus. Tegelikult on muutuse alus on hästi lihtne. Mis on minu visioon järgmise 20-30 aasta jaoks selle ettevõttega või selle haruga ja kuidas ma sinna jõuan. Sinna ei ole võimalik jõuda kuidagi muud moodi, kui oma ressursikasutust parandada, kui saada hakkama selle muutuva tarbimiskultuuriga ja päeva lõpuks, kui ei ole planeeti, siis ei ole sinu ettevõtet. Et jah, me ka siin konverentsil ka kindlasti on ju üritame vaadata seda selliselt holistiliselt, hästi suur selline ring käib kiiresti, aga üks ettevõtja peab ikka nagu oma firmat rahulikult arendama ilma suurema paanikata, aga ilma see äraootaval seisukohal ei tohiks olla. Kena. Suur aitäh, Janno. Palun võtta istet. Ja meie järgmine ettekanne tuleb Tõnult. Kuulame tema nägemust ringmajandusele ja ärimudelitele. Tervist! Tere Luminor Panga poolt ja mul on hea võimalus, ma vaatan nagu rohkem seda makromajandust ja finantsturge, et natuke vaadata seda keskkonna poolt tänase ettekande raames. Et ma mõtlesin, et ma käsitlen pigem nagu sellised megatrende, mis toimuvad majanduses ja mis haakuvad ringmajandusega ja räägin ka mõnest näitest. Et kui me räägime megatrendidest, siis üks kahtlemata on see, et me oleme jõudnud 8 miljardi elanikuna siin planeedil. See rahvaarv kasvab tormiliselt, me näeme üle miljardi inimese Aafrika piirkonnas, Aasia piirkonnas. Ja kui me kujutame ette, et kõik tahavad tulevikus elada nii hästi kui Euroopa Liidus, elatustaseme mõttes, siis me ei saa kuidagi üle keskkonna küsimustest. Sest kujutame ette, et tänase elatustaseme vahe on niivõrd drastiline, et kui kõik nagu tarbivad samamoodi nagu eurooplased või siis USA-s, siis lihtsalt peab olema lahendusi, keskkond lihtsalt ei pea selle vastu. Ja mida me tulevikus näeme selgelt megatrendina on see, et kus see rahvastiku arvu kasv kontsentreerub suurlinnades. Me näeme siis kõige suurem kasv, rahvastiku arvu kasv toimub India, Hiina, Nigeeria, mis tähendab, et nendest piirkonnas linnad tormiliselt arenevad ja tegelikult need linnad saaksid tulevikus tarkadeks linnadeks, sest nad ei ole kõike välja ehitanud. Ja siia juurde tuleb tehnoloogia mängu. Nii et see on see, mis tegelikult räägibki sellest, et kui sul see rahvastik kontsentreerub linnades, siis on võimalus ka luua selliseid efektiivsemaid lahendusi, kuidas efektiivsemalt ressursse kasutada, kuidas hoida linnad puhtad. Kujutame ette Mexican City, eks ju, 20 miljonit inimest, kas seal sõidavad nagu diiselautod või järgmine päev sõidavad seal elektriautod. Kas seal on vahe? Ühel juhul on õhk puhaseks, on ainult selle kummipuru, teisel juhul on tõesti väiksed mikroosakesed õhus. Et tehnoloogia märkimisväärsed muutused, mis seda maailmat järgmise kümnendil mõjutavad. Me rääkisime täna prügist, et kahtlemata, kui me käime, vaatame ringi, siis Aasia piirkonnas meeletult kaunis loodus, aga sinna juurde tihti ka kenadel saartel me näeme seda nagu inimkonna tulemust. Et ka siin valdkonnas on tegelikult suur ettevõtjad, kes täna plastimajanduses töötavad välja uusi innovatiivseid tehnoloogiaid. Kui me võtame USA näite, siis
sellist plastmaterjali taaskasutatakse 9%. See on erinevaid näiteid, et see, plast, mis ära korjatakse, 25% läheb taaskasutusse, 50% lõpetab siis prügimägedel. Nii et kahtlemata suur megatrend, kui me räägime sellest rahvastikuarvu kasvust, mis nõuab meeletult ressursse, koondub linnadesse, siis kuidagi peaks nagu ära lahendama selle küsimuse, et plast, et 100 aastat tagasi meil plasti ei olnud, siis nüüd on plast. Ja seal on tegelikult väljatöötamisel uued tehnoloogiad, et kuidas seda nagu taas käidelda, aga ka töötatakse välja ka sellist tehnoloogiat, mis võimaldab plasti ära laguneda 500 kraadi juures, kasutades mikrolaineid 4 minutiga laguneda monomeerideks. Monomeerid lõpetavad vedeltoorainena, mida saab uuesti taas kasutada. Et mõningaid selliseid protsesse, millest me oleme selle aasta jooksul kuulnud, maailma suurimad ettevõtted töötavad selle kallal. Kui see välja tuleb, siis võib drastiliselt muuta seda, kuidas me näeme plaste tulevikus. Megatrend, mida me oleme täheldanud, puudutab transporti. Transport on väga suur osa meie energiatarbimist, kõige suurem osa energiatarbimist on tööstus, aga transpordil väga oluline osakaal ja kui inimesed liiguvad linnadesse, siis kahtlemata on vaja lahendada transpordiküsimused, et tahame puhtamat õhku, tahame ka sellist efektiivsemat tarbimist, et alati ei ole mõtet, et tarbija tegelikult tulevikus tahabki seda paindlikkust, et võib-olla nädalavahetusel ta tahab sõita sellise sportautoga, eks ju, nädala sees võtab vaba päeva, tahab teha natukene tööd, rendib endale sellise suurema masina, millega saab kaupa tassida, aga sa ei pea omama neid tooteid, et võib-olla linnas sa sõida ainult jalgrattaga ringi või jalutad, aga sul on see teenus olemas, et sa võid seda rentida. Et üks on see, et muutuvad tarbimise erinevad lahendused, võimalused ja ettevõtted peavad selle peale mõtlema, et mis on need trendid, mis on ka kasumlikud tulevikus. Ja üks selge trend on, mis on tegelikult autotööstusel löönud sassi, eks ju, nende plaanid, on elektriautod. Ja Elon Musk tegelikult, meil rohkem vaja selliseid revolutsioonilisi, eks ju, insenere, kes tulevad välja täiesti uue tehnoloogiaga, suured teised autotööstused vaatavad, mis sellest saab, aga kui see on tõesti, Tesla on muutnud nagu kogu seda maastikku. Kõik tootjad, kui me näeme siin järgmise 5 aasta jooksul, 5 aasta jooksul me näeme meeletult palju uusi elektriautomudeleid välja tulemas. Eks alates kõigist Aasia tootjatest, rääkimata siis muidugi arenenud riikide tootjatest. Et see on see, mis muudab kardinaalselt seda pilti. Kui me vaatame siis bensiini või siis diiselautosid, kui palju on seal liikuvaid osi ja kui vähe on võrreldes elektriautode osi, milline on selle teeninduse koormus, et elektriauto vajab palju vähem teenindust ja nii edasi. Jõuame sinna energiatarbimisena, et elektriauto sisuliselt võib tarbida väga erinevaid energiaallikaid, et sa võid hakkest toota soojust elektrit, see elektri jõuab elektriautosse. Ja see on taaskasutav energia, sa võid võtta seda naftagaasist. Mida me näeme täna pilti, siis täna on võrreldes 2016 on elektriautode müük kasvab 50%, küll väga madalalt baasilt, meil on 1 miljonit elektriautot müüdud aastaga, aga prognoosid näitavad siin paremal pool skaalat ja viimane Energy Information Agency prognoos aastaks 2050 on üle 100 miljoni auto. Et kuskil aastal 2040 kindlasti üle poole autodest on elektriautode müükeks. Ma arvan, see number võib märksa suurem olla. Ja see tähendab ka seda, et elektriautod tootjad täna juba mõtlevad, millised on need lahendused ringmajanduse mõttes. Et samaaegselt kasvab kiiresti elektripatareide arveks, mis on täna siin, et mitte ainult elektriautod, aga me näeme tulevikus ka targad, eks ju, energiavõrgud, mis tasakaalustavad ennast läbi suurte patareide, tööstuspatareid, ettevõtete patareid. Et
et ka elektriautod tootjad mõtlevad selle peale, et mis saab nendest patareidest. Siin on väga põnevaid arenguid. Üli huvitav põnev areng toimub energiaturul, mis mõjutab kogu majandust. Me oleks täna oluliselt kehvemas seisus, kui meil ei oleks nagu revolutsiooni USA-s, kus läbi kilda õli tootmise on USA kasvanud kõige suuremaks energiatootjaks, ületades esmakordselt sellel aastal kevadkuudel Saudi Araabiat toornafta tootmismahtudelt ja ületades nüüd ka Venemaad. See tähendab seda, et me kõik täna näeme oluliselt madalamaid energiahindasid. Kui seda ei oleks toimunud, meil oleks täna energiahinnad seal $130 barrelist, $120 barrelist. Ehk siis meil on nagu konkurents energiaturul on muutunud ja kui me vaatame USA, mis muutub nende tootmisallikates, siis all tumeda joonega ta näitab neid võimsusi, mis turult aastas välja lähevad ja ülespoole tulvad näitavad, kust tuleb seda elektri tootmisvõimsust juurde, siis me näeme, et üleval kollasega me näeme taastuvenergia, solar. Nii et päike ja siis päikeseenergia väga oluline panus, lisaks selline stabiilne tuul. Ja loomulikult siis tuleb puhtam tehnoloogia, et kaob ära, väheneb siis nii põlevkivi, õigemini süsi, coal, ja samuti meil ei lisandu palju siis tuumaenergeetikat. Nii et siin see muutus tähendab oluliselt ka, mida toodetakse, millised ärimudelid hakkavad toimima. Et kui me arvestame päikestena, siis päikeseenergiat on vaja targalt salvestada. Autotootjad on juba nagu installeerinud väikseid seadelisi, kus neid patareisid taaskasutatakse ehk salvestatakse näiteks elamumajades seda energiat. Jaekaubandusket 7-11 kasutab autopatareisid, et siis salvestada energiat erinevate seadmete jaoks, nii liftide jaoks, majade elektrisüsteemide jaoks. Aasias on näited, kus on Wi-Fi siis võrgu edasiandmiseks on mastide energiat pakuvad autopatareid. Ja Tesla näiteks erinevalt läheneb siis, ütleme, selle plasti innovatsiooni suunas, kus ütleme, et ta ei lähe nagu selle patarei taaskasutamise läbi teisel eesmärgil, vaid ta üritab lagundada siis, et saada need komponendid võimalikult efektiivselt kätte. Ehk liitium-ioon patareid säilitavad peale oma elektriautos kasutamist 57% oma võimsusest. Seda saab kasutada teisel otstarbel, mis on vähem energianõudlik, et kui sul on selline auto nõuab väga head patarei, patarei näitajaid, et mida vanem patarei, seda tihemini pead laadima, vähem laebeks. Et ühtepidi on võimalus seda patareid kasutada erineval muudel otstarbel, on see siis näiteks majades, kus tark energiasüsteem salvestab osa elektrienergiat, mis päiksepaneelidest tuleb, salvestab patareidesse. Et sellepärast energia ma tooks välja ühe globaalse põneva trendina, mida ettevõtted võiksid vaadata, et mis seal toimub, mis liidrid planeerivad, et teie ärimudelid oleksid elujõulised. Ja ma ei hakka võib-olla siia definitsioonidesse minema, aga ma otsisin neid erinevaid definitsioone ringmajanduse kohta, et siin on ka päris hea, et kui lugeda täpsemalt antud autorid, seepärast, et ta toob selle teema natuke laiemaks, et ühtepidi ringmajandus, kuidas ta töötab läbi ettevõtte, ehk siis läbi toodete, ettevõtte ja tarbija mudelitena, et kuidas seda muuta samas ajal ka kasumlikuks, et iga eluline süsteem peab olema kasumlik. Siis on see meso-level ehk selline nagu keskmine tasand, kus me teeme tööstussümbioosi, näiteks tööstuspargid, kus Taanis on erinevad tööstusparkide näited, kus ettevõtted omavahel lepivad kokku, kuidas me saame kõige kasumlikum ärimudeli kokku. Et osa tootmist näiteks toodab nii palju soojust või elektrienergiat, nad ei jõua seda ära kasutada, kasumlikuma müüa selle partnerile. Ja siis on ka erinevad, ütleme, need ahelad, et mõne suure toote jäätmed saab kasutada teine ettevõtte ära, nii et või on siis, ütleme, et suur tootja, kes ise ei taha selle jäätme käitlusega
tegeleda, sinna juurde tuleb siis ettevõtja, kes korjab ära need kasutatud näiteks soojuspumbad või muud materjalid. Samuti mõjutab ta mööblit, et on osa riike, kus on konkurentsieeliseks, kus sa müüd nagu, riigile müüd näiteks taristule suuri mööblilahendusi, aga riik, ütleme, kehtestab sulle tingimused, et palun näitaga, kus see kasutatud mööbel hiljem leiab taaskasutamist. Et kui selline reegel kehtib, siis ta mõjutabki ärimudelit. Ettevõte peab mõtlema selle peale, et ma võtan sellele ooperiteatrilt selle mööbli tagasi, annan talle täiendava spinni peale ja müün näiteks baaridesse mujal laialene. Et käime siin samas Koplis ringi, siis me näeme, et tarbija ju hindab sellist taaskasutatud mööblilahendusi. Et see võib väga modernne ja kihvt välja näha. Et ma hakkasingi nagu seda kaardistama, siis ma ütlekski, et ühtepidi me jõua minna sinna, aga et mis see kõik nagu hõlmab, et väga laia valdkonda, tootmine, see tähendab, et uued tehnoloogiad materjalitööstuses, mis võimaldavad, eks ju, läbi nanotehnoloogia teha ülipõnevaid materjali, mida saab taaskasutada, mis muudavad oma värvi kuju, eks ju. Me näeme autotööstuses, kus on uued patareid, mis kinnituvad auto keredetailide peale, eks. Salvestavad päikseenergiat. Et ülikihvti lahendused on tulemas. Energia, eks ju, et samamoodi. Energia, sellised efektiivsed lahendused, kus energiast võetakse maksimum välja, puiduhakkes, me näeme Eesti tootjad, mis toodavad soojust, energiat koos, et palju efektiivsemad lahendused ja jäätmed ja nii edasi, eks ju. Ja lõpuks ta puudutab konkurentsivõimet innovatsiooni. Ehk kui me töötame Euroopas välja sellised efektiivsed lahendused, siis Aasia vajab neid ja Aafrika vajab, eks. Nüüd on küsimus, et Aasial on see raha olemas, osta tarku häid lahendusi ja mille pärast me näeme, et Euroopa ja sellised innovatiivsed lahendused tegelikult liiguvad Aasiasse. Kui me vaatame täna nagu neid investeeringuid lähevad Aasiasse, sest nad tahavad saada tulevikus targemaid linnu kui eurooplaste on olemaseks. Et tegelikult ta puudutab täiesti selliseid töötavaid lahendusi. Jällegi ei ole aega siia sellesse näitesse sisse minna, et mida see kõik nagu ringmajandus endas kätleb, et võib-olla välja tuua siis see, et teenuste poole pealt ka, et kuidas nagu, kui ma et ühtepidi ettevõtja mõtleb selle pealt, et see lahendus peab olema nagu kasumlik, siis sul on hulka tarbijaid, kes on jäänud mingi vana tootega kinni, et kasutavad vanat toodet. Nüüd sa võid pakkuda talle täiesti nagu uue lahenduse, toode, mis on energiaefektiivsem, mis kasutab nagu digitehnoloogiat, tarka andmetöötlust, mis säästab tal soojust ja samuti elektriarveid. Ja nüüd, kui sa pakud sellele tootele välja lahenduse, targa nutinga lahenduse, kus sa ostad tagasi selle vana toote, mis on ebaefektiivne, pakud talle uue ja ta osaliselt finantseerib seda tuleviku rahavoogudest, kui palju ta kokku hoiab, siis ta ei peagi nii palju investeerima. Et siin on ka sellised põnevaid nagu nutikaid lahendusi, mida täna välja mõeldakse. Ja lõpetadeks ka, et siin on mainiti ka 3D printimist, eks ju, et 3D printimist me näeme täiesti uusi materjale seal tulemas, 3D printerite hinnad kukuvad, see tähendab, et sa ei pea enam hoidma nii palju varuosasid, sa saad need varuosad toota väga kiiresti, kliendile võimalikult lähedal, jällegi automatiseerimine, robootika viib tootmise tarbijale lähemale, siis me näeme, et täisautomaattehased tulevad Aasiast tagasi, tulevad sinna tarbijale lähemale. Meil selline ökoloogiline jalalälg väheneb, et transpordivajadus väheneb sellega, kui sa toodad nagu tarbijale lähemale. Ja Taani näide, siin on mitmeid Taani näited, et kui vaatate seda dokumenti, siis on näha, mismoodi nagu Taani mõtleb, et kuidas arutatakse seda ringmajanduse teemat Taanis koos ettevõtjatega, tehakse workshop ja arutatakse, kuidas saab tegelikult sellise kasumliku lahenduse, mida sa saad nagu globaalselt ka turustada, et seda ellu viia. Siin on ka nii materjalid, pakendid, et pakendite pool, et ka seal on, eks ju, materjalitööstus, kus biolaguvad materjalid,
aga materjali taaskasutamine, et täna on väga, väga palju lahendamata küsimusi, et sa ostad poest ökopiima, aga ostad plastis, plastpudelis ja seda ei võeta nagu, see põhimõtteliselt ei võeta nagu tagasi. Et siin ongi näited, et kui me vaatame ka Aasiat, Aasia tarbija tahab sellist ökolahendust ja meil näiteks Eesti tootjad väärindavad palki, müüvad palkmaja lahendusi, müüvad sinna nutikat lahendust peale, meie toidanetööstus toodab ökotooteid ja kõik see kasvab keskklasse. Kui sul ostujõud kasvab, siis ta hindab seda, et on puhas hea toode. Täna liigub, osa sealiha liigub Saksamaale, eks ju, et lambad Eestis liiguvad Saksamaale, nii et mille pärast, sellepärast, et sul on see klientuur olemas. Ja lõpetan viimase slaidiga, et me liigume nagu mõnes mõttes vaikselt liigume ikkagi selles suunas, et on väga põnevaid lahendusi, mis potentsiaalselt oleks võimalik teha tarkadest linnadest, kasutades ära tegelikult, mida me ei ole nagu kasutanud, on tehnoloogia vallas, aga just andmetöötlust, tarka andmetöötlust. See on suurandmetöötlused, see on muud lahendused, mis muudavad selle planeedi nagu puhtamaks ja efektiivsemaks. Et ma arvan, et revolutsioonilised tehnoloogiad, nagu ma välja tõin, autotööstus, see on see, mida me tunnetame kõik järgmise 20-30 aastaga. Ülipõnev. Kena, suur aitäh! Tõesti huvitav kuulata seda globaalset tasandit ka, et mis arengud seal on toimumas. Ma võib-olla küsiks sellise natukene intrigeeriva küsimuse, et me kuulsime, et Hiina läheb eest ära, nad toodavad elektriautosid rohkem kui Euroopa, on olemas toimivad tööstuspargid, kus ettevõtjad juba teevad väga hästi omavahel koostööd. Et ega me siin Eestis pole hiljaks jäänud kogu selle ringmajanduse asjaga. Jah, et maailmas toodetakse kaupu ja teenuseid rohkem, kui me suudame tarbida, eks ju. Et küsimus on nii, et kaupu tooted, teenuseid on alati rohkem. Aga see tarbimisvõimekust ei ole ja tarbimisvõimekus nüüd kasvab tegelikult pool maailma majanduse kasvust tuleb Aasiast. Ja edaspidi praegult hakkab tulema järgi Aafrika kõige kiiremad arengud. Et Eesti võimalused on tegelikult mõtestada lahti, et mis on meie konkurentsivõime olukorras, kus meie palk on 2-3 korda kõrgem. Ja fokusseerida nendele valdkondadele, kus lisandväärtus on kõrgem ja kus me suudame nagu tooteid teenused välja müüa. Eesti edu ei saa olla see, et me teeme ringmajandust Eesti sees. Me peame suutma tooteid teenused välja müüa oma selles valdkonnas. Ja sellepärast ongi nagu see Eesti kasvuvõti on märksa nutikamad tehnoloogiad, kiire tehnoloogia ülevõtmine. Meil on näiteid startup ettevõtetest, mis loovad tehnoloogiad, mis on võimeliselt globaalset tarbijat kõnetada. Nii et ma arvan selline tõesti, et me ei suuda nagu autotööstuses kaasa rääkida, aga me suudame rääkida kaasa autotööstuse detailide tootmises. Meil toodame lahendusi tegelikult maailma suurimate tootjate jaoks täna. Et olla selles targas allhankes ja ma arvan haridusinnovatsioon, et see ongi edu võti. Kena, aga aitäh. Palun võta istet. Nüüd me hea meelega läheksime diskussiooniga edasi, kus teil kõigil on ka võimalus kaasa rääkida ja ma väga julgustan jätkuvalt küsima küsimusi. Et ma juba näen, juba sealt tõusis üks käsi, et kui meil saalist saaks keegi viia sinna mikrofoni sealpool. Minu nimi on Kerli Kant-Vass ja ma olen ringmajanduse nõustamiskeskuse juures otsapidi natuke teadur ja vabakutseline nõustaja ka. Kõigepealt ütleks suur aitäh nendele väga inspireerivatele ettekannetele. Ja mu küsimus on, mind huvitavad maksundus ja ringmajandus. Ja võib-olla eelkõige Harrile, kes minu jaoks on ka ringmajanduse guru. Ta nõustas minu magistritööd juba 15 aastat tagasi nendel samadel teemadel ja küsimus on maksunduse koha pealt, et tegelikult tänane maksusüsteem nii Eestis kui mujal
tegelikult soodustab seda lineaarset. Et mis on nagu Harri sinu vaates, aga teised on avatud seda vastama, need 3 põhilist muutust, mida võiks Eesti teha maksunduses, et minna ringmajandusele üle. Et alates sellest, et parandusteenused on väga kallid, et kas seal alandada käibemaksu, kasutatud kaupade müük, et kas seal vähendada käibemaksu, teisese toorme kasutusele võtta, inimtööjõu maksustamine, sest ringmajandus vajab tegelikult töökäsi, et sorteerida, parandada. Täna lineaarses majanduses me tegelikult maksustame pigem inimesi ja mitte seda reostavat tarbimist ja tootmist. Et mis on sinu sellised 3 konkreetset ettepanekut Eesti maksusüsteemile? Nojah, tegelikult sa juba vastasid ära, sest et sa tead, et me oleme neid teemasid natukene ka rääkinud ja selles suhtes on täitsa õige. Tegelikult, kui me vaatame nüüd laiemalt, siis võib-olla oleks mõistlik küsida siin finantssektori esindajate käest, mis nemad arvavad, sest et tegelikult on neid makse ja maksudega diferentseerida ja soodustada sellist majanduskeskkonda kindlasti võimalik ja seda peaks tegema. Minule muidugi isiklikult viimasel ajal on üha rohkem hakanud huvi pakkuma nii-öelda jäätmetekke vältimisega seotud ärimudelid, korduskasutus, parandamine. Need on need asjad tegelikult, millega me aitame ka kaasa teatud tööhõivet ja teiselt poolt ka tegelikult aitame tõsta inimeste teadlikkust. Et see sama sektor, mis meil tegelikult on Eestis olemas ja Põhjamaades, kus hakatakse seda uuesti ehitama, ehk siis see parandusühiskond ja parandusmajandus, see on see, kus meil on võib-olla mõistlik võtta ka snitti Põhjamaades. No, me teame, et Rootsis näiteks on vist selle aasta algusest või oli eelmise aasta lõpust, kus siis tõesti teatud maksusoodustusi tehti, teatud ärimudelitele, seesama parandusvaldkond on selgesti soodustatud ja tegelikult laiemas plaanis see on kasulik ka riigile, sellepärast et seal on võimalik tekitada majandushõivet või ütleme tööhõivet ja ka integreerida selliseid inimesi, kes võib-olla meie ühiskonda tulevad väljaspoolt. Et siin see tehnoloogiline jutt võib olla väga tore ja hea, aga lõppkokkuvõttes meil jääb palju inimesi töötuks. Ja sellepärast on neile mõistlik leida siis rakendus võib-olla selles valdkonnas. Nii et mis on need 3 asja, seda ma pean nagu rohkem mõtlema, seda ma ei oska öelda, aga minule isiklikult viimasel ajal inspireerib see korduskasutus ja parandusvaldkond, mis ka sinule kindlasti südamelähedal on, et siin oleks mõistlik kindlasti riigile ennetavalt teha juba teatud maksusoodustused, kuigi ma tean, et poliitiliselt igasugused maksuerisused ja soodustused ei ole eriti jumet leidnud valitsuses. Aga ma hea meelega annaks teistele siin eriti, mis puudutab sellist üldist tasandit ja finantssektori lähenemist, sest et pangad on meie vereringe ja lõppkokkuvõttes me kõik sõltume sellest. Aga palun, Tõnu. Ma arvan, et maksukeskkond on selline keeruline teema, et ega mis puutub keskkonda, siis need lahendused on ikkagi üritatakse teha globaalsed lahendused, aga siis suurriigid, ütleme, ei pruugi kokkuleppele saada, kuna eks nende keskkonnanõuete täitmine ei ole alati majanduslikult kasumlik. Et kuni ei tule nagu sellised suured revolutsioonilised tehnoloogiad. Ehk seda suunatakse läbi ikkagi selliste vähemalt Euroopa üleste lahendustega. Et millel võib-olla tähelepanu pöörata Eesti sees on kahtlemata see, et nagu mainisin, siis meie väljakutse on leida need töökohad, mis jäävad alles, kui palgad on 2-3 korda kõrgemad, eks. Et täna meil on vahe Põhjamaadega 2-3 kordani. Et selleks, et ränne oleks nagu tasakaalus, me peame palkade suhtes liikuma, aga see tähendab uut sellist tehnoloogilist mõtlemist, innovatiivset mõtlemist, et mis on need tuleviku valdkonnad, kus me saame kaasa rääkida globaalselt. Et IKT sektor on ülihea näide, kus lisandväärtus on kasvanud üle 5 korra kiiremini kui kogu muudes sektorites, et tark meditsiin, ennetav meditsiin, siis muud lahendused, mida me oleme suutelised müüma mujale maailmaks. Et võib-olla Eesti suhtes on küsimärgi all see, et kui me tahame sellist nutikat välistööjõudu siia, ehk me vajame rohkem ettevõtteid, kes loovad selliseid väikseid uusi ärimudeleid ja on suutelised siis kaasama insenere ja muud sellist kvalifitseeritud tööjõud on, et riigi osa on rohkem nagu läbi sellise suunatud fookusvaldkondade
panustada tuleviku valdkondadesse, mis on suhteliselt jääma ellu, eks. Et riik saab anda läbi targa hariduse, läbi prioriteeti seadmise, et ressursse meil ei ole igale poole jagada, me peame valima oma edu võtmed. Et siis maksusüsteem võiks olla eeskätt see, et meil oleks siin nagu kõige parem konkurentsivõimelisem valdkond, et siia välisettevõtted tuleksid, tooksid välisinvesteeringud, oleks rohkem ABB suurused ettevõtted, mis kaasavad siin kohaliku inseneri, eks, mis töötavad globaalseid lahendusi välja. Meil on suur IT-ettevõtted, mis töötavad siin kuskil ka linnadest väljas, müües tooteid USA turul. Et me peame rohkem töötama nagu üle riigi piiride ja see nõuab rohkem liikumisteenuste majanduse suunas. Et selleks, et tuua nagu neid äriliiderid siia, siis me peame olema keskkonna mõttes. Vaatame ka kogu seda seda maksukeskkonda, vaatame seda ettevõtluskeskkonda ja vaatame ka seda ökosüsteemi, et meil oleks ka selline kõige parem nagu elu kvaliteet. Et võib-olla see sotsiaalmaksu lagi, et kui on välisekspert, kes siia tuleb, kes ei tarbi meie pensioneid ja ravikindlustust, töötab siin 3 aastat, toob selle globaalse know-how siia oma meeskonda, et võib-olla me oleme maha jäänud seal selles valdkonnas, et me ei ole enam konkurentsivõimsed tooma siia sellist head know-how'd. Ja siis on oht, et me muutume keskpäraseks, et meil ei tule neid uusi töökohti, robootika ja kõik see toimub meist sõltumatult. Ja need võtavad need töökohad varsti ära. Et kui me ei loo siia seda muud tarka lahenduse vahele, siis on oht nagu manduda jääda keskmise sissetulekule lõksu. Et ma näen nagu sellist riski. Jaano, kas sa soovid midagi lisada äkki teenusmajanduse poole pealt, et mis on see asi, mis peaks ära tehtama esimeses järgus? Ma kardan, et ma olen väga vales kiltskonnas. Mina ütlen, et innovatsioon on selline asi, mis juhtub vaatamata valitsuse tegevusele või selle kiustaja tihti. Et see maksudega mässamine on muidugi lahe, aga ma ei hakka parandama telekat, kui mul sealt vähem makse võetakse selle eest. Selleks peaks olema nii-öelda inimene peaks kõigepealt aru saama sellest, miks seda on vaja teha. Et ma kui mingisugust jõuhooba rakendada, et siis võiks sellele arusaamisele rakendada kõigepealt. Küll aga on teised pooled, kus on siis nii-öelda võimaldajate aitamine. Neid, kes investeeringuid teevad või seda raha investeeringuteks laenavad, et neid innustada laenama mingites konkreetsetes suundades. Ja haridus. Tõnu, sa tahtsid midagi lisada? Võib-olla üks hea näide Eestist on, kuidas toimub nagu selle pakendikäitlusena, et sa pead nagu andma finantsilise sellise idee, et midagi muuta süsteemis, et see ei toimu iseeneslikult, kui see süsteem ei ole nagu kasumlik. Et ikkagi kasum on see, mis määrab nagu sellise otsused, et ühtepidi, kui sul on see plastik või mingi muu materjal, mida sa pead nagu taaskäitlusse suunama, siis Eestis läks ideaalselt käima selles suhtes, et viiakse tagasi need pudelid ja muud, sellepärast, et seal on finants selline initsiatiiv on sees, et ka rannad on suhteliselt puhtad tänu sellele, et leidub keegi, kes selle pudeli üles korjab ja viib taas ringlusse. Et kui see sama kontseptsioon laiemalt surutakse peale ka plastidele ja muudele ainetele, et sa pead näitama seda, kas mil määral see läheb nagu taas ringlusse, taas töötlusesse, siis tekib see finants selline incentive, et mille pärast elektriautode ja muud tootjad mõtlevad selle peale, et see suur muutus, mis ees seisab, on tänu sellele, et patarei hinnad langevad. Et läbi finantsstiimulite soodustatakse elektriautode võrkude jagamist, sul on väga palju laadijad, sealt tekib see ütleme selline piisav inerts, et tekib piisab palju elektriautosid
Elektripatareisid hakatakse kasutama rohkem ka, ütleme siis, energiavõrkudes, tarkades energiavõrkudes, salvestuste. Ja sealt edasi kukub see toote hind, ja siis on sinna peale võimalik ehitada siis neid lahendusi, nii et paljud nagu sellised stiimulid võivad olla ajutised, et ajutiselt toetada taastuvenergia arengut õiges suunas, toetada seda, et sa muudad mingi toote kasumlikuks läbi selle, et kui sa ei võta seda toodet tagasi, siis sellega lisanduvad kulud. Et kui alguses see ärimudel ei ole konkurentsivõimeline, siis tegelikult läbi selle sama, meie lihtsa näite, eks ju, et viid selle taara tagasi, keegi saab sellest raha, eks ju, et siis sellega sa muudad seda ärimudelit. Kui sa muudad kalliks, et kui tootmise osas sa ei suuda konkureerida, töötada sellist innovatiivset tehnoloogiat välja, kui sa tõstad nagu kulu neile tootjatele, kes ei tööta välja neid ümbertöötamise lahendusi, siis sa muudad selle ärimudeli kokku kasumlikuks ja muudad trendi. Et sellepärast on äärmiselt oluline, et nagu ma ütlesin, et need lahendused võiksid olla nagu globaalsed, aga globaalselt ei saa, siis osa lahendusi, vähemalt kasumlikud lahendused, me näeme, et neid on tulemas erinevates valdkondades. Ja see on see materjaliteadus, tehnoloogia, keemiatööstus ja süük innovatsioon. Anda sõna Harrile, aga enne palun andke märku, kes soovib sõna, et siis saab mikrofon juba sinnapoole liikuda ja võiame aega kokku ja teine on siinpool, aga palun, Harri. Ja ma siiski ei alahindaks maksude rolli sellises üldises süsteemi suuramises, sellepärast, et teame väga hästi, et tegelikult selline majanduslik motivatsioon mängib meie käitumises ja tarbijatena, aga ka tootjatena ikkagi väga suurt rolli ja siin pikalt juba eelnevalt sai räägitud, aga ma arvan, et mõnikord need maksud, mis on täna meil siin Eestis, on ka rumalad tõsises mõttes sellepärast, et nad on nagu takistuseks paljude heade äriideede lahendamisel. Ja tahad sa või taha, disainerina sa pead ikkagi seda maksu nii-öelda regulatsiooni endale selgeks tegema, vastasel juhul sa ei hooma seda süsteemi ja sa ei oska lahendusi oma klientidele pakkuda, nii et tasub sellele ikkagi mõelda, kuigi idealistlikus maailmas muidugi võiks kõik olla common sense ja toimida iseenesest. Jah, et see oli, kuidas öelda, see common sense ongi natukene selline asi, mis regulatsioonide rohkuse tõttu paindub. Et hästi lihtne näide, et plastiku taaskasutamine Eestis on ettevõtte nimega Neular või vana nimega Plastrex, kes taaskasutab musta toiduplastikut, mida teised ei kasuta, mis muidu läheks prügimäele. See teeb sellest siis terrassilaudu ja muid selliseid asju. Sellel laual on hästi palju tehnilisi plusse puidu ees, aga tal on kaks miinust. Ta lõhnab nagu prügi ja ta ei näe välja nagu puit. Selleks, et selline, mis nad siis peavad tegema, on see, et nad peavad prügi sisse tooma Saksamaalt, et seda toota. Ja teine mure on selles, et kui mina nüüd hakkaksin ehitama endale uut terrassi, siis ma pean valima, et kas ma ehitan kohalikust puidust või ehitan 2 korda kallima plastikust, mis ei näe välja nagu puit. Ka minu ideaal on ikkagi see, et puit on ikkagi mõnus. Et sest ma räägin post-environmentalist jutust, et tegelikult nii nagu paljud inimesed ei söö liha, võiks paljud inimesed mitte kasutada puitu. Aga võib-olla ma tooksid nagu kaks head lahendust kohe, et teeme Eestisse tehase, mis suudab musta plasti pesta ja teine, et kaasake teadlased, kes mõtlevad välja plastist terrassilauad, mis näevad välja nagu puit. Aga ma võtaks korra küsimused, ma võtaks tegelikult 2 küsimust korraga, sest meil aeg hakkab otsa saama ja siis me kuuleme mõlemad küsimused korraga ära ja siis vastame. Palun. Aitäh, olen Anneli Ohvril, teeme ära maailmakoristus. Kõigepealt soovin tänada väga heade ettekannete ja väga huvitava diskussiooni eest, mis salata, ka meie maailmakoristuse tiimis oleme neid teemasid väga palju arutanud. Aga küsimus siis puudutab seda, et kuna nüüd sel nädalavahetusel toimus maailmakoristus
väga paljudes riikides ja miljonid inimesed koristasid ja ka nägid prügi ja said teadlikuks globaalsest prügiprobleemist, siis kuidas nüüd ära kasutada seda momentumit, arvestades, et väga paljud inimesed maailmas tegelikult tahaksid nüüd midagi ära teha. Et me oleme maailma koristuse tiimis ka mõelnud, et mis võiks toimuda edasi. Me teame, et prügikoristusaktsioonid ei saa ega tohigi olla jäätmekäitlussüsteemide normaalne osa, vaid see peabki olema pigem teadlikkuse tõstmiseks. Ja me oleme loonud ka Keep It Clean ehk siis puhta maailma plaani, mille üks väljatöötaja muide istub ka siin saalis, Kadri Kalle. Et praegu arvestades, et need inimesed, kes nüüd koristasid, tahaksid midagi ära teha, siis mis oleks nüüd see koht selles ringmajanduse ringis, kus nüüd siseneda ja mis võib-olla annaks kõige suurema algkiirendi ringmajanduse tekkele? Et seda küsimust on meilt palju küsitud riikidest ja nüüd ma siis ka küsin teie käest, et kui nüüd oleks vaja homme midagi teha, et kus kohast siis siseneda ja mis siis annaks võib-olla kõige suurema efekti kohe, et katalüseerida siis ka järgnevaid muutuseid. Kena, aitäh ja võtame selle teise küsimuse ka. Kui võimalik, siis küsige lühidalt ja... Nii, Jaak Laineste siin. Ma olen startup ettevõtja teise ametina. Mulle väga meeldis see idee, et tuleks pakendimakse või pandimakse palju laiemalt rakendada kui ainult pudelite peale, et see kindlasti võib üks maagiline asi olla, mis lahendab seda prügiprobleemi ja ka sunnib pakendeid korduvkasutama. Nüüd suurema probleemina ja globaalse probleemina on see CO2 heide ja seal võiks teine maks aidata, ressursimaks. Et kui põlevkivimaks oleks piisavalt kõrge, siis lihtsalt oleks kogu tööstus sunnitud rohkem mõtlema selle alternatiivide peale. Aga see päädib sellega, et kõrgem maks tähendab kõrgemat toodet, kallimat toodet. Ja see on võib-olla Jannole kõige rohkem küsimus, et kuidas me ikkagi saame inimestele selgeks teha, et 2 korda kallim elektri hind on tegelikult meile pikas perspektiivis kasulik. Kena, aitäh. Ja ma võtan nüüd siit keskelt üks küsimus mei hästi kiirelt. Ülejäänud kahjuks küsimust praegu ei jõua küsida. Julgustan astuda lõunapausil ligi. Palun, aga hästi lühidalt. Tere! Mina olen Ain Runnel ettevõttest Reverse Resources ja täiendan Anneli küsimust, et kust peaks tulema raha, sest meie oma startupiga oleme 3 aastat näinud vaeva sellega, et jõuda selleni, et investorid saaksid aru, mis asi on ringmajandus. Ja ei piisa sellest, et on ärimudel. Kena, aga aitäh. Võib-olla annamegi siin järjest sõna, ise võite valida, kes esimesena tahab vastata. Proovime olla lühidad ja konkreetsed. Ma vastaks selle küsimuse ära, otsa oli küsitud. Ma arvan, et see ongi nagu vale viis, kust läheneda. Tarbijal ei ole vaja selgeks teha, et 2 korda kallim elektri hind on mingisugune asi, mis päästab maailma. Inimesed peavad aru saama, et 3 korda kallim elektri hind on vältimatu. Seda ei ole vaja põhjendada, see tuleb niikuinii. Et kui me peame midagi tegema homme selle jaoks, et hakata, et selles maailmas hakkama saada, et kus makstakse 2 korda rohkem palka, ja kus on 3 korda kallim elektri hind. Kas elektriauto on lahendus, on väga suur küsimärk. Aga kust saada raha? Ja, võib-olla vastaks seda eelmist küsimust ka, et võib-olla see elektri hind on globaalne. Et tulevikus suundumus on see, et Euroopas me ühendame energiavõrgud. Ehk energia hind ei saa olla erinev, et energia hind on üks sama. Et pigem on see, et kuidas me suudame tarbijale pakkuda selliseid lahendusi, mis on üliägedad, üliefektiivsed vinged, et sellised Elon Muski nagu ideed, mis muudavad maailma paremaks. Et pakkuda just sellist energiaefektiivseid maju, mis majade lahendusi, tarku maju, mis on lihtsalt tarbija tahab seda saada. Ja ühtlasi sa müüdki selle soojuse efektiivsuse, parem õhk, sisekliima, ülihead disaineks ja võimalus nagu muuta seda kontseptsiooni efektiivselt, keskkonnasäästlikult.
sealtpoolt küsimus, et kiirelt reageerides, et tuleviku kuld on eks andmed, et ma arvan, et kui me näeme neid väga suuri nagu prügi ja plasti valdkondi, et kui tehnoloogia areneb, siis ettevõtted on huvitatud sellest teada, mis prügi, eks ju, on kuskil saadaval, on ju. Ehk kui sa paned need samad inimesed läbi äppi, on ju, jagame seda reaalajas infot selle prügi kohta, mis ka pärast on, siis esiteks ta paneb survet nagu neil riikidel omavahel nagu võistelda puhtama linna suhtes, aga teisest see võib tekitada ka huvi jäätmetöötajatele, et kui seda prügi on piisavalt. Et nagu me nägime, siis osades linnades oli väga raske nagu prügi kokku korjata, sest nad on juba puhtad, aga väga palju turgu on olemas, et järsku saate teha sellest andmetest raha. Ja Harri, äkki võtad ja ma pean ikkagi ka sõna võtma või vähemasti kostma, mis puudutab sellist tehnoloogia, seda, et maailma päästab tehnoloogia, et eriti kui me räägime nüüd kolmandatest riikidest ja seal ma isegi olin 2 nädalat tagasi Indias ja üritasin ka seda teemat üles tõsta ja kampaanial tähelepanu pöörata, aga üldiselt kõik vaatasid mulle otsa, ei saanud aru, millest ma räägin. Ja selles suhtes on ikka ülioluline ka teil keskenduda ikka erinevatele regioonidele täiesti erineva nii-öelda message'iga, et see ei tööta päris ikkagi kolmandates riikides ja tegelikult muidugi eesmärk on see, et seda prügi sinna keskkonda ei jõua, see on kõikjal sama, aga need lähenemised on selgesti teised ja kui me räägime nüüd kolmandatest riikidest, näiteks Indias, siis mina pigem jäätmekäitluse valdkonnas, eriti kui me räägime nende jäätmete ära korjamise mõistes, väldiksin juttu mingisugustest väga kõrgel tasemel olevatest ja tehnoloogilistest lahendustest, sest need seal ei toimi, seal pole seda raha ja tegelikult on olemas täiesti lihtsad ja head võimalused, mida võib kasutada. Need samad prügikorjad, kes teevad tänuväärset tööd India erinevate suurte linnade tänavatel, kui sa hakkad sinna investeerima ja tahad tuua lääne tehnoloogiat, siis see süsteem kohe kokku. Ja näide on see, et ma kohtusin siin paar aastat tagasi samu Elon Muski Tesla disainereid Bangladeshis, kus nad üritasid vägisi rikshat ära disainida, ehk siis tekitada sellist alumiiniumkere, automaat, käigukasti ja elektrimootoriga rikshat. Jumal tänatud, nende riksamehed nad kukele saatsid, sellepärast et vastasel juhul oleks tulemus olnud nii-öelda globaalses mõistes košmaar. Me oleksime saanud juurde veel efektiivsemaid, vingemaid transpordivahendeid, mis oleks tekitanud selles õnnetusvaeses riigis ikkagi täieliku kriisi ja võib-olla ka globaalsel tasandil. Et selles mõttes peab olema ettevaatlik, et iga piirkond, iga ettevõte, iga süsteem vajab eraldi nii-öelda lähenemist ja ei tasu kõike kogu maailma ühe vitsaga lüüa. Aga suur aitäh ja suur aitäh kõikide meie panelistidele. Suure aplausi saame teha.